Artur Kuznarov, palju õnne! Aitäh. Noor treener, esimene karikavõit treenerina Eesti Ööjooksu Kossuliiga karikavõistlustel. Jah, aitäh, et tõesti jah, võitsime täna. Oli küll niisugune üle kivide ja kändude mäng, aga õnneks lõpp ja kõik hea. Millise plaaniga te tänasele mängule tulite? On ju vastaste tugevad nõrgad küljed päris hästi teada, et kuidas sa mänguplaani meestele paika panid? On teada küll, aga siin oli, ma ei tea, mõnel mehel ikka käsi värises korralikult, et siin ma ei tea, 100 inimest oli äkki saalis või veits rohkem. Hästi niisugune rabe oli, et kuigi viimane mäng võitsime neid suurelt, aga siis ei olnud see täpselt seesama võistkond. Ma arvan, et arvati, et tuleb lihtsamalt, aga tubli. Päästekool andis kõva lahingu. Hooaeg on alanud Massivile üsna edukalt, et testturniiri mängudes suured ülekaalukad võidud, nüüd küll meistriliigas vist esimene kaotus ka kirjas. Jah, nüüd reedel vist Tarva vastu tuli. Ma ise ei saanud mängul osaleda, ei näinud mängu, aga ma vaatasin, et paberi peale, et Tarvas on saanud kõvad tähendused ja Renato Lindmets, hästi kõva vend seal korgi all. Ma arvan, et nendega tuleb kõva pusimine, läheb raskeks. Kui karikavõistluste avaringis teil õnnestus Tarvast võita mõlemas mängus, väga põnevad osavägised mängud, mida sa ennustad kevadiseks meistrivõistluste lõppfaasiks, et kas Tarvast tuleb nii-öelda ülesse ja võib ehk ka finaali murda? Kindlasti nad on finaali koha peale mängivad nad, ma julgen küll loota, aga ma ütlen, et nemad teevad, seal on noored mehed, nad teevad mitu korda, ma ei tea, võib-olla isegi 2 korda päevas trenni, kui mitte, ma ei tea, mis iganes. Me saame siin nädalas korra kokku, ka 5 oleme saalis, töötustame palli. Ma arvan, et kevadel läheb ikka väga raskeks nendega, kui me sinna jõuame. Hooaja alguses, millised plaanid või eesmärgid endale seadsite, et karikavõit on nüüd käes? Lootsite seda ka hooaja alguses? Kindlasti, mehed olid kohe tahtmist täis. Muidugi ma arvan, et me oleme kõvad tööd teinud ja me mängisime esimesed need mängud, mis Tarvaga olid. Ega me ei olnud 100% kindlad ka, et me nüüd olemegi neist paremad ja võidame neid. Ütlesime, et lähme kõvat lahingut andma ja õnnestus, läks hästi ja saime edasi. Tegime ära. Nii et karikavõistlustel oli ka vast enne seda finaalmängu siis kõige tugevam selline vastane ja kõrgem takistus oli Tarva näol. Oli küll jah, tõesti, üks niisugune rasked mängud on olnud, aga kiitus meestele, et on kõik ilusti vastu pidanud. Mõni mees on küll vigastatud, aga saab varsti terveks. No saate nüüd kenasti jõulupuhkusele minna ja uuel aastal siis kevadeni veel päris palju aega, enne kui meistrivõistluste medalid välja jagatakse. Meistrivõistluste eesmärk? Karikas on võidetud, siis peame meistritiitli ka ära võitma, aga see on raske. Meil on töömehed, siin peale tööd saame kokku, viskame palli ja võib-olla teeme mõne liikumise ka läbi. Raske on, aga eks need mehed on juba nii suured, et nad hoiavad ennast ka väljaspool treeningut vormis ja kes mängib esiliigat ja ma arvan, et kevadel tuleb veel kõva lahing nendega. Aitäh, Artur, mehed ootavad siin pilli peale. Palju õnne veel kord!